Tere tulemast, head vaatajad, vaatama Vihuri Targa Tehnika kodustuudiot. Rõõm on teid jälle üle pika aja kohata ja tänases saates räägime me natukene teistsugusest tarkusest, kui me varasemalt siiamaani oleme rääkinud. Ja meil on külas täna Vihuri Tehnika esindajad, tootejuht Janno Broberg ja Artur Kallas, kes on siis tootespetsialist. Ja räägime tänases stuudios siis Hunteri tehnikast. Janno, võib-olla mõne sõnaga Hunterist üldse, et mis tal siis selle jahiga pistmist on? Jah, et nimi on nagu jahimees, et see tulebki nüüd sellest, et kunagi selline seltsimees nagu või härrasmees, kelle perega nimi oli Hunter, alustas siis 30-ndatel pea 100 aastat tagasi Ameerikas autondussektori ettevõtte, kus tema leidis murekoha. 30-ndatel oli autode aku laadimine oli väga pikk protsess, et tänapäeval meil, see on isegi mõeldamatu, et auto akut laeti tegelikult kuskil 24 tundi. No okei, elektriautodega me nüüd saame aru sellest, aga see me räägime tavalisest akust. Ja tema on siis see mees, kes mõtles välja mobiilse aku laadija, millega oli võimalik aku täis laadida paari tunniga siis. Ja sellega ta pani aluse siis Hunter Engineering ettevõttele. Ja siis vahepeal tuli teine maailmasõda, siis ta käis sõjas, oli inseneride üksuses seal kuskil ühesõnaga loodetavasti projekteeris see sildasi ja lasi õhku asju. Ja siis peale seda tuli ta koju tagasi ja hakkas siis liikus rohkem just autode siis silla nii-öelda stendide ja siis selle temaatika poole. Et kus siis täna nad on väga edukad ja edumeelsed innovatiivsed tootjad, ehk siis Hunter Engineering, perefirma, alustatud nimi ei ütle mitte midagi asja kohta, mida nad teevad, aga tegu on siis autode rehvi seadmetega, rehvi pingid, rehvi montaažiping, rehvi balansseerispingid ja siis sillastendid peamiselt. No Artur, oskad sina võib-olla lähemalt rääkida sellest, et mis need tooted siis endast kujutavad, kui me enne kui sillastendide juurde lähme, siis võib-olla räägime nendest rehvipinkidest mõne sõna ja mille poolest siis Hunteri rehvipingid üldse erinevad nii-öelda tavalistest. Et rehvi hooaeg on ju varsti ka tulemas, et... Jah, kindlasti Hunteri üheks suuremaks lipulaevaks on kindlasti RFE ehk siis Road Force Elite. Tema on eriline selle poolest, et tal on siis koormusrullik. Ta balansseerib ratta ja simuleerib siis teepinda. Ehk siis testib ära, kui jäik on sinu rehvi sein nii-öelda. Et vältida siis selliseid rehvi hüppamisi või selliseid asju ja samuti saab sellega teha force match lahendust, ehk siis see tähendab seda, et see rullik möödab sinu rehvi kõige kõrgema punkti või siis kõige kõvema punkti seal seinas ja siis viib selle kohakuti siis välja kõige madalama punktiga. Ehk siis su ratas oleks võimalikult ümmargune. Aga millise eelise see nii-öelda sellele rehvi nii-öelda paigaldajale või siis sellele lõppkliendile võiks anda? No siin võib tekkida probleem sellest, et kui sul on madalama kvaliteediga, see ei pruugi olla madalama kvaliteediga rehv sul, lihtsalt on midagi rehvi segus valesti läinud, aga sa tahaksid neid rehve ikkagi kasutada. No kui traditsioonilise rehvi vahetajaga, siis ta saab lihtsalt tasakaalu. Siis on võimalus, et ebakvaliteetse rehvi puhul tuleb klient sulle tagasi, sest ütleb, et auto väriseb või ratas hüppab või kuskil on vibratsioon või midagi sellist. Kuskil on ikkagi mingi vibratsioon sees. Siis ma saan aru, et tänu sellele, et ta suudab kombineerida siis rehvi kõige kõvema koha ja velja kõige madalama koha, saab, ütleme, see asi nagu ümmargusem ja lõpptulemusena võiks olla ka klient siis rohkem rahul. Jah, stabiilsem lahendus. Ta võib olla sul tasakaalus, aga kui ikkagi rehvi sein on niivõrd kõva mingis punktis, siis sa ikkagi tunned seda värinat. Ja sellel pingil ka tegelikult on võimalik välja printida ka kogu siis konkreetse auto siis rataste nii-öelda seisund. Ehk tegelikkuses võib olla tulemuseks see, et ei olegi võimalik ajada neid kõverusi, neid nii-öelda defekte üldse välja. Ja tulemus võibki olla kahjuks selline, et
tegelikult tulebki osta uued rehvid sinna peale või siis võtad oma rattad kaenlasse ja lähed ostad uued lihtsalt. Ja lisaks on võimalik ilma rehvita velge nii-öelda kontrollida, kui sirge ja kõverd on, et see on suhteliselt ainulaadne lahendus ja teine asi, et Hunter on, nagu Ameerika firmad ikka on, et nad on hästi innovatsioonile orienteeritud ja nad on väga palju ära patenteerinud oma lahendusi ja nad iga-aastaselt ka neid juurde patenteerivad ja nii-öelda mõtlevad välja uusi asju. Ja see loogika või põhimõte ongi selles, et Hunteri pingiga sa korra balansseerid ja põhimõtteliselt sa enam tagasi ei tule, et see võiks nii olla. No loogika ütleb ka tegelikult seda, et kui nüüd refi, ütleme, kõige raskem ja välja kõige kergem koht kohakuti panna, siis lõpptulemusena võiks ju ka seda tasakaalustusmaterjali ehk tina sinna välja külge vähem minna, et kas see on kuskil välja toodud see ka, et kui on tõestatud, et nii palju protsente vähem või gramme vähem välja kohta kulub nii-öelda raskuseid? Ja, Hunteril on see välja arvutatud küll, aga see on siis Ameerika turu järgi arvutatud. Kui ma ise olen proovinud teen tavalise tasakaalustamise, siis ta ütles mulle, et panen 70 grammi peale. Siis huvi pärast vaatasin, mida see rull siis muudab. Et kui ma panen, siis viin kohakuti need kohad, mis on vaja. Ja ütles, et hoopis 20 grammi on vaja. 50 grammi vahe, et see on protsentuaalselt ikkagi väga suur vahe. Teine asi, et ka pingil on funktsioon, ongi siis ühe raskuse tasakaalustamine, mis otseselt ei nõua siis selle rulliga töötlemist või seda force matchi tegemist, aga ta annabki lahenduse, kus on siis optimaalne raskus, ehk sa kasutad vähem raskust ja panedki ühte punkti ainult. Seda muidugi, mis me oleme siin näinud, et ega see Hunteri pinke siis selles mõttes Eestis on neid müüdud aastaid ja neid on oma jagu siin, aga mis me siin vaatame, et ega töökojad väga ei taha uskuda ja seda ühe raskuse lahendust tegelikult, et ikkagi ollakse harjutud sellega, et sa pead raskused mõlemale poole panema, mis on ka muidugi okei, aga täieliku kasu või nagu efektiivsuse saad sa ikkagi sellest, kui sa kasutaksid seda ühe raskuse Oluline on ju see, et klient oleks rahul ja oleks vibratsiooni, asjad oleks tasakaalus ja kui see tulemus on sama ja saab väiksemate kuludega, siis ei ole ju see mõte ongi, et see on puhas teenimisvõimalus või siis kokkuhoid, kui sa paned ju vähem tina tegelikult ja sa saad nii-öelda asja tehtud selle väiksema tina kogus. Meeletu sääst tekib küll, et kui on tavalise balantsika puhul, refi tehnikutele meeldib kindlasti panna siis kas siis välja sinna välja serva või siis sissepoole serva. Nad panevad tavaliselt serva, aga tänu selle SmartWeightile siis on välja arvutatud punkt, mis on seal vahepeal. Ja selle siis masin, ma saan aru, automaatselt selles mõttes teeb, et ta ütleb, kus kohas siis välja nii-öelda offseti suhtes. Laseriga näitab ilusti punkti ära. Näitab punkti kätte, jah. Tõesti väga peen lahendus, aga ütleme see refi ja velje tasakaalustamine on ainult üks osa refi töödest. Hunteril kas on olemas ka montaažipingid ja mis seal nii-öelda selle mehe jaoks, kes seda tööd teeb, missugused eelised nendel masinatel on? Jaa. On olemas montaažipink nimega Revolution, see on täisautomaatne. Sain isegi seda proovida meie vihuri Soome siis showroomis. See on selle poolest eriline, mulle väga meeldis. Tal on liigendiga keskpost, ehk siis keskhaava kinnitusega, kuhu peaks tegelikult velk kinnitama. See tuleb tõstukene alla, sa veeretad oma ratta kohale, tõstad naks üles selle, siis on pneumaatiline keskhaava kinnitus, paned ta kinni, näitad talle kätte, kus on siis, kui sul on siis see TPMS sensor, ehk siis see refi rõuandur, näitad, kus see on ja ülejäänud teeb masin ise. Ehk siis see, ütleme, raske füüsiline töö on asendatud sellega, et on kergemate liigutustega võimalik neid liigutada. Liigume jah selles suunas, et inimeste elu mugavaks muuta. Kõik muutub mugavaks ja ma näen, et see ongi siis refi töö tulevik, see masin. Ja see pink on selles suhtes ka unikaalne, et esiteks nõuab ta vähem operaatori pingutust. Teine asi ka vähem üleüldse paneb operaator käsi külge sinna, et ehk väljaõppe selle pingi peal, ma ei kujuta ette, ma ise arvan, et kui seal tunnikese on sul õpilane kõrval, teed 2-3 jooksu läbi, et siis tegelikult peaks ta suutma sellega saama hakkama ja mis on veel hästi unikaalne on see, et masin jätab meelde esimese ratta montaaži puhul kõik need kaugused, kõik diameetrid
ja ülejäänud 3 ratast ta teeb tegelikult automaatselt, et sa pead tõstma lihtsalt ratta sinna peale, tõstad üles, vajutad automaatrežiim näiteks ja samaaegselt sa saad juba esimest ratat tasakaalustada tegelikult, kui see masin teeb ise teist ratast ja niimoodi järjest tekib ka aja kokkuhoid. Tekib aja kokkuhoid ja saad lihtsalt oma töid paremini planeerida ja teadupärast just, kui see sügis peale tuleb ja või kevad vahet ei ole, et suvi või talv ükskõik kummi eest tuleb alati äkki ja siis on ju järjekorrad pikad ja töö saab kiiremini tehtud. See on tore süsteem, aga on osad autotootjad siin BMW, Mercedes näiteks, kellel on eri laiusega väljed siis sildadel. Et siin seda nüanssi tuleks silmas pidada, et siis võib minna päris kulukaks see vahetus, et kui unustad selle ära, et sul on tagaväljad laiemad kui esiväljad, et siis on see oht, et võib juhtuda seal mingisugune siis välja, ma ei tea, vigastus või nii. Et... BMW-d või Mercedes ostes tuleb sellega arvestada lihtsalt. See asi võiks ikkagi meeles pidada jah, et võivad eri laiusega väljad olla. Aga samamoodi tegelikult ei olegi vajalik keegi juhendaja või õpetaja sul sinna kõrvale. Sul on suur monitor seal, mis näitab ja visualiseerib, 3D mudel on sellest, näitab video, näitab mis nuppu vajutada ja kuidas edasi liikuda. Et selline interaktiivne juhend või juhis töötajale on siis, et kui ütleme täna sina lähed töölt ära, homme tuleb järgmine mees rehve paigaldama, siis temale koolitust teha vaja sisuliselt ei ole. No põhimõtteliselt on võimalik jah, et tegelikult seda saab ütelda iseloomustamiseks kõigi Hunteri seadmete ja pinkide kohta, et neil on see kasutaja programmiliselt siis see kasutamine on tehtud tegelikult väga lihtsaks, nagu lihtsasti arusaadav ja teine asi, et alati on sees seal juhendvideod, kui kui sa ei saa enam aru või midagi, siis vajutad nuppu, tuleb ilusti video, näitab täpselt detailid, nüansid ära ja võrreldes siis teiste pinkidega võiks küll ütelda, et on lihtne kasutada ja mis on veel hea selle Hunteri pingi puhul või pinkide puhul üldse, on see, et reeglina, kui on töökojas ostetud kunagi Hunteri pink või on kasutatud, siis ilmselgelt on väga lihtne sinna vahetada välja ka järgmise, kas siis juba kõrgema tasemega pingi vastu või lihtsalt uuendada seda nii-öelda pinki, kuna on kasutamine teada, inimestele on lihtne õppida seda. Kas olemasolevatele rehvi pinkidele on ka mingisuguseid tarkvara täiendusi, mille arvelt saab siis oma vana pinki nii-öelda upgrade'ida või teha mingisuguseid lisafunktsioone talle juurde anda? Kas need on siis juhendite näol või? Ja näiteks siin Roadforce Elite'i puhul on üks uuemad update on siis vanematele masinatele väga asjalik update on see, kui sul on hästi tume velg või siis hästi läikiv kroomitud velg, et siis sul võib-olla need sensorid ei võta hästi välja. Ei võta velge hästi välja, aga selle jaoks on update, mis tuvastab ära, et exposure issue ütleb selle kohta ja siis võtab hoo maha, aeglasemalt skännib selle välja sisse, natukene aeglasem on, aga ta saab väga täpsed andmed kätte. Ja, sest väljad lähevad järjest rohkem tegelikult, on moodi läinud, väljad on ikkagi... Värvilised rantidega. See moevärk, see nagu püksid nagu kõrgmood. Autodes ka tekivad mingid erilised väljad, kellele üks aeg on poleeritud nad rohkem. Tänapäeval on siis moes rohkem vist poleeritud ja kõrglaike värviga, nii et on mõlemad ja see tegelikult on laseritel ikkagi väga raske lugeda masinatel. Masin lugemine, see nii ongi. No aga kui nad varasemalt seda ei olnud võimelised tegema, need vanemad pingid ja nüüd täna uuendusele teevad aeglasemalt, siis see on ju parem kui mitte midagi selles mõttes. No, kui nad seda täpselt välja ei vaata, siis tõenäoliselt need tasakaalustuskalkulatsioonid lähevad ka mööda. Seda suuremal tõenäosus just. Aga kui nüüd ütleme, rehvid on paigaldatud, montaaž tehtud, ilusti tasakaalus, siis auto teel püsimiseks rehvid on küll üks osa, aga see, kuidas ta tee peal sõidab, kuidas ta seal paikneb, kuhu poole rool kisub või ei kisu, see on täiesti teine teema, et nagu Janno siin saate alguses ajaloost rääkides mainis, et Hunteril ka mudelivalikus siis sillastendid, siis mida seal nii-öelda teistmoodi teha saab või mis ütleme, ma ei taha nimes välja tuua, tavalise sillastendiga võrreldes, mis on tema eelised? No, kindlasti üheks plussiks on tema rattamajakad, rattaadapterid. Nad ei haara väljast nagu haaravad traditsioonilised sillastendid. Ta võtab eelkõige haarab rehvist, aga on siis
kummipuhvriga on vastu velge, ehk siis ta ei kahjusta sinu velgesid. On üks eelistest ja mis seal veel on siis ulatuslik sõidukite andmebaas. Seal on kindlasti kõik sõidukid olemas, pidevalt uuendatakse ja üleüldine selline kiirus on tähtis siin, kiirus ja lihtsus. No tegelikult on see, et on nii 70 sekundiga võimalik saada esialgne info siis arvutisse, et mis on sul, ühesõnaga see tähendab seda, et auto tuli tõstukile, majakad külge ja 3D siis stend on ta meil on ju, laserid loevad näidud üles ja siis jämedalt võttes 70 sekundit läheb aega nende majakate kinnitamisega ja tegelikult on sul pilt ekraanil, mis on siis need kokkujooksud ja mis on need hälbed ja millega peaks siis tegelema. No mina olen näinud sellist sillastendi lahendust, et ajad auto garaaži, pannakse mingisugused suured kolakad ratastele külge, siis sõidetakse mitu korda edasi-tagasi, siis pannakse rool lukku, siis minnakse kanalisse. No päris pikk protseduur on see, et kuidas see piltlikult öeldes siis nii-öelda selle Hunteri puhul käib? Hunteriga panedki majakad külge, aga piisab ühest veeretusest. Sa veeretad natukene ta edasi oma pöördplaatide peale ja sul on esmased andmed juba käes. Seda programm ise juhendab, selles mõttes ta on hästi jällegi ütleb sulle kõik ette ära. Sul pöördplaatide peale ja siis keerad rooli ühele poole, keerad rooli teisele poole ja uuesti otseks ja ongi kõik, sul on andmed käes. Ja kui sa tahad hakata nüüd juba reguleerima, siis selle jaoks on siis paned selle piduri pressi paned peale ja siis rooli fiksaator on olemas kindlasti, selle paned peale ja ongi kõik nii lihtne. Väga lihtne tõesti, aga peale majakate siis mismoodi see vastuvõttesüsteem nii-öelda töötab? Mina olen näinud mingisugused laserid käivad kuskil, ütleme, garaaži nurkades või kuidas see, kas ta on kuidagi kompaktsem või mismoodi see lahendus käib? Tal on kõrge eraldusvõimega kaamerad, neid on 4 tükki, iga majaka jaoks on eraldi üks ja siis ta võtabki selle üldise pildi ja siis on igal majakal on oma selline, kuidas öelda, selline reflektorpind ja vastavalt sellele ta tuvastab ka, kus ratta peal ta on ja siis zoomib sinna ligi. Kus tuleb peegeldus nii-öelda. Ja sihibki ainult seda. Siibki see ratast. Ja majakad on selles mõttes on nad hästi konstrueeritud, et nad on seal tugevast plastist tehtud ja me ise oleme näinud seal meie silme ees visati vastamaad seal majakas ja tegelikult ta katki ei läinud. Et siin nii-öelda turul olevad majakad paljud koosnevad erinevatest materjalidest, nad on suhteliselt keerulised ja kui ta sul peaks maha kukku, mida tegelikult võib juhtuda. Nad näevad välja ikka siuksed pikad mingisugused. Ja siis on ühesõnaga põrand on seal vedrusid ja see seibe täis ja suur tõenäosus see, et sa seda kokku tegelikult ise ei saagi ja see kulutus on võrdlemisi suur. Ja mis veel juhtub tegelikult on see, mida küll tihti ei juhtu, aga üldiselt juhtub, et jääb majakas auto külge. Kas siis klient ise läheb seal rabistades, hakkab tõstukil maha sõitma enne kui võib või on siis unustatud, et siis siin on juhtumid, kus Hunteri majakaga on ikka päris pikalt sõidetud. Et hästi hoiab kinni. Et läheb kaugele. Peab kaugemalt otsima minema. No selge. Kes täna Hunteri, ütleme, pinkide, ma saan aru, et tegemist on ikkagi väga sukese kõrgtehnoloogilise brändiga ja kogu see engineeringu osa ja nagu see tutvustusega kokku läks ja kui ma kuulen Arturi juttu, et kuidas see tehnoloogia kõik töötab, siis tundub, et ta on nagu päris süke high-tech värk, et kes täna tegelikult põhilised kasutajad on nendele seadmetele? Millised töökohad, kas need on, ütleme, tavalised nagu meil siin mägede parklates on sügised telkides või on esindused rohkem? Pigem on, kuna need seadmed ka ikkagi hinna poolest ei ole nad kõige soodsamad ja see tehnoloogia ju maksab ja siis pigem ikkagi sellised autoesindused kindlasti. Kellel on kindlasti pikem perspektiiv silme ees, et ei plaani siin aasta-2 seda tööd teha, plaanivad ikkagi 10 aastat seda sama asja ajada. Ja tänu Hunteri sillastendile, nagu me oleme ka näinud, on sellised masinad, mis on 10 aastat kindlasti tööd teinud, võib-olla rohkemgi ja väsimuse märke tegelikult ei näita. Jääb siis, tekib siis probleem sellega kõige uuemate autodega, ehk siis autode tehnoloogia ka järjest areneb, on siis teatud lisavidinad Hunteri masinatel,
mida on vaja kasutada siis selliste autode mõõdistamiseks. Ma saan aru, et Hunter on ka eelistatud teatavate autobrändide poolelt. Võib-olla Janno räägid sellest mõne sõnaga. Ja, et siit see tulebki, et Hunter on, kas see oli veel juba 50-60-ndatel oli Ameerika mingisuguste tootjatega juba saavutas siis sellise ma ei tea, siis koostöövormi või nii, et nemad olid siis soovitasid oma nii-öelda autodele kasutada siis Hunteri sillastendi ja rehvi pinke. Ehk siis see tähendabki seda, et on siis see tootja nii-öelda soovitus ehk OEM approval. Ja Hunteri puhul on ikkagi enamus Euroopa tootjatel need soovitused on ja see suuresti tähendab siis jällegi omakorda seda, et kui autoesindus soovib, uuendab töökoda, mis iganes või üleüldse soovib hankida neid pinke, siis tegelikult ta peab võtma, et olla siis kvalifitseeritud, ma ei tea, Mercedes, nagu meie oleme John Deere esindus, siis sa pead teatud tööriistu omama, teatud kvaliteediga seadmetega oma masinaid siis remontima. Loomulikult ka konkurenditooted on nii-öelda siis brändi selle soosinguga või seal nimekirjas olemas, aga Hunter on ka reeglina alati seal sees ja ta on eelistatud toode ja lisaks sellele Hunteri tooted, nii-öelda Hunteri siis nime all müüdes või siis mitte eriliselt brändituna on alati punased, aga kui me räägime OEM-idest, siis kas Volkswageni OEM-i järgi on üldse halli värvi, et siin ka värvid tegelikult erinevad, et suuresti saabki selle järgi aru, et võib olla küll Hunteri pink, aga ta võib olla seal hall või must või mis iganes. Nii-öelda bränditud siis vastavalt sellele tootjale, kes on. Kui me tellime selle pingi, siis ta on ka eraldi koodiga ja ta tuleb kohe BMW klepsud on peal ja Mersu klepsud ja kõik on siuke. Nagu päris. Nagu ilus. Ei, selge on ju see, et ega autotootjad isegi oma osade tootmisel ju kasutavad allhankijaid ja tõenäoliselt on see ka loogiline nende lisaseadmete kasutamisel. Ja ja see OEM tegelikult ei tähenda ainult värvi või siis sellist asja, et tegelikult on ka seal siis tarkvaralised erinevused, ikkagi kui ta on Mersule mõeldud pink, et siis on seal ka rohkem siis abivahendeid või ta on ikkagi rohkem süvenetud. Mersu spetsiifikat. No just või BMW või nii. Näiteks Vaagrupi sillastendi puhul on vajalik leping otse Volkswageniga ja kord kvartalis tulevad uuendused selle masinasse sisse. Mis on siis Volkswageni poolt? Volkswageni poolt, et sealt jäetakse Hunter isegi vahelt ära. Hunteri masin on, aga kogu see autode andmesüsteem tuleb Volkswagenilt otse. Sest muidu nii-öelda tavapinkidel saame meie neid uuendusi tellida ja me oleme ka siin seesuvi hoolega uuendanud sillastende. Mõistlik on 2-3 aasta tagant kuskil on ilmselt neid andmebaase uuendada, sest neid päris nii palju neid uusi autosid ka peale, et olles kui uus auto tuleb turule, siis suure tõenäosusega tal esimene aasta võib-olla sillastendi asja ei ole. Loomulikult, kui sa sõidad kuskil äärekivisse kaeva mis iganes, et siis ilmselt on vaja seda teha, aga selline suurem maht suurtel autodel tekib ikkagi, ma ei tea, ma arvan paari aasta pärast. Kui auto on uus ja ta läheb esindusse, siis tõenäoliselt on sellel esindusel juba olemas need uuendused ka, eks ju, et kohustus on ju alguses ikkagi garantii all autot esinduses remontida. No ja lisaks veel, mida saab teha Hunteri sillastendi, kuna ta on 3D stend, on ja tal on kaamerad küljes siis, ja majakad, siis on võimalik ka kalibreerida siis kõiki neid juhi abisüsteeme tegelikult, mis meil on, need adaptiivsed kiirushoidikud, põhimõtteliselt, kui on ka klaasivahetus, tuleb ju neid uuesti kalibreerida ja nii-öelda õpetada autoga siis reavahehoidjad, pimenurga andurid, kõik igasugused siuksed. Aga enamus sellistele kalibreeringutele on siiski ei piisa ainult Hunteri stendist, aga on vaja juurde siis näiteks Boschi diagnostika komplekt, mille sa siis ühendad Hunteri stendis. Hunteri stend on seal nagu siis see töövahend, mis mõõdab neid kauguseid on ju nende kaameratega, ehk siis Hunteri stendi kaameraid ja võib-olla ka majakaid, siis saadki kasutada näiteks Boschi siis kalibreerimis diagnostikaseadme siis, ma ei tea, tööorganina. Et ka see võimalus on olemas. Kindlasti üks asi, mida päris paljudele esindustele teha ei meeldi, on siis rooli asendi sensori lähtestamine. Et on sul niimoodi juhtunud, käid autoga, siis käid sillastendis, auto läheb tagasi ja vaatad rool viltu, aga auto sõidab otse. Täitsa on olnud, jah. Minul omal ka on see olnud. Lähed kuskil teise kohta, vaatad rool sirge. Et Hunteril on olemas selline code link within, mis ongi spetsiaalselt selle jaoks mõeldud. Seal on sul ei ole vaja eraldi kõikide automarkide jaoks
oma vidinat, mis tavaliselt on probleemiks. Hunteril on ühte väiksesse masinasse pandud, mis on siis integreeritud sellesse samasse sillastendi programmi ja lükkad OBD pistiku sisse ja saadki selles samas programmis vaadata, mis nurgal ta praegu on ja ära nullida. Paned rooli otseks ja nullid ära. Kui saad sirge rooliga sirge auto tagasi, see on ju ideaalne, mida veel tahta. Aga kui nüüd vaataja, ütleme, kas ta on siis Refi töökoja omanik või autotöökoja omanik, soovib Hunteri pinki osta, siis kuhu poole ta peaks pöörduma, kes on meie esindajad ja kuidas kõik see pool käib? No meie ise oleme siis siin Jüris Vihuris üles ehitanud endale väikse sellise näidiste saali siis ilusti eesti keeles ütelda ja meil on masinad siin ühendatud nii võrku kui suruõhku, kui neil on seda tarvis ja tegelikult on võimalik siin oma käega proovida. Meil on siin proovi rattakomplektid olemas, saab Refi maha võtta, peale panna, tasakaalustada, oma auto võib sisse ajada, saame näidata, kuidas töötavad sillastendid. Ja need masinad on ka meil nii-öelda laomasinad, siis neid ka samamoodi me saame otse kohe siit müüa. Samamoodi on võimalik kokku leppida, et me toome oma need pingid demosse kuskile siis töökotta, kokkuleppel loomulikult perioodis ja muus. Ja lisaks sellele, kuna siis Soome Vihuri ehk meie emafirma on Hunteri esindaja siin aastakümneid olnud ja on olnud ka nii-öelda Eesti nii-öelda esindaja, siis Soome ladu on meil ka päris suur ja ka lisaks sellele on Soomes meil Vantaal ka veel suurem siis esinduste saal, kus on siis see absoluutne tippudel Revolution näiteks, mida saab proovida ja vaadata. Ja ka Hunteri tõstuk, mis töötab siis sünkroonis sillastendiga, et ka see ei ole tegelikult midagi keerulist, see on üks päeva sõit, et kui on huvi näha neid tippmasinaid, et siis saame kokku leppida ja väike Soome reis, väike lagritsa ostmine laeva pealt ja saabki kõik need asjad tehtud, et tegelikult me hea meelega kutsume siia Jürisse külla, et saabki proovida ja näha, et ma arvan, et see on ka selline, võiks olla natukese nagu meie eelis, sest väga ei ole seda siin Eesti turul nagu näinud, et oleks tegelikult toimivate masinatega nagu garaažitehnikas ja kesindusruum. Et loomulikult sa saad minna kuskile kliendi juurde, kus on müüdud, saad proovida teha, aga meil siin saad tegelikult rahulikult meie showroom siin samas all on ju väga vinge ja minu meelest iga huviline võiks saada ka siin kohapeal päris hea pildi ette, et tõepoolest, kui detailsemalt näha, siis saab üks Soome reisi ka ette teha ja ega selles mõttes arvestades tõenäoliselt või potentsiaalselt investeeringu suurust, siis Soome reis võib-olla ei ole ka kõige kallim asi seal juures, mida teha, et tõenäoliselt on see pikaajaline investeering kliendile ja miks mitte siis teha neid valikuid põhjalikult. Ja kui me siin müüme mõne masina maha, me tellime tegelikult juurde ja kui läheb hästi ja Soomes juba laos olemas see masin, et on mõne päevaga siin paneme jälle kokku ja et meil on selline korralik Lego koostamine siin juba hakkab välja tulema vaikselt. Aga kus teid veel näha saab? Kas on ka mõni mess äkki tulemas? Kus võiks Hunteri tooteid kohata? Meil on motoshow on tulemas see aasta, kus me oleme väljas, võiks öelda, et on meil siis nii-öelda avaüritus samamoodi, viimegi oma selle Jüri siis näidiste saali sinna kohale ja ka loodetavasti õnnestub ikkagi panna nad kõik seal tööle, et siis saab seal ka proovida ja katsetada nii-öelda. No igatahes väga vinge tootevalik ja tundub väga põnev, et ma usun, et kes motomessile minemas on, siis kindlasti Vihuri boksi soovitan külastada. Et selline sai siis meie tänane Vihuri targatehnika kodu saade. Minu meelest on tõesti kogu see tehnika väga tark ka Vihuri tehnikas, mitte ainult agri poole peal meil siin ettevõttes, et see on ka meie firma üks põhiväärtusi, et esindame innovaatilisi brände ja aitame seeläbi oma klientidel efektiivsemalt toimetada. Aitäh teile, mehed, saatesse tulemast. Vihuri targatehnika kodu stuudio saated on vaadatavad YouTube'is, Facebookis ja kõikidel teistel meie sotsiaalmeedia kanalitel. Püsige meiega koos ja kindlasti on siin Vihuri tehnika poole pealt tulemas veel häid toredaid uudiseid ja kohtume peagi. Aitäh!